Eesti vanarahva laulude ja lauluviiside korjamise reisikirjeldus. Ambla kihelkond 1910, 20–29 juuli. Jüri Välbe üles kirjutatud. 24 juuli, laupäev. Hommiku mu seltsimees tõustis juba kella 5 aeg ülesse ja asus kohe vanaeide käest laulusõnu üles kirjutama. Minule maitses aga uni magus ja sellepärast ei tahtnud kuidagi asemelt välja tulla. Puhkasin asemel veel tükki aega ja kella 6 olin ka mina juba jalul. Viitsime veel vanaeide seltsis tükki aega ära ja siis tegime seltsimehega plaani niiviisi, et lähme teineteise kohta. Tema pidi Amblast läbi minema ja ühte külasse minema eeltööd tegema ja sõnu üles kirjutama. Minu oleks jäi aga paar küla siinpool Amblast läbi käia. Paar lauliku aadressid olid minu kaasas. Esimeses külas polnud küll midagi võtta. Sain viimati koolimaja juurde, et koolmeistri käest veel nõu küsida, aga teda ei olnud mitte kodus. Pärisin ta abikaasa käest järele, mis võisin ja pöörasin edasi teise küla poole. Tee oli keeruline, üle karjamaade ja heinamaade. Sellepärast sain koolmeistri väikse tütre omale selle eksliku tee peale kaitsjaks ingliks. Tema targal juhatusel jõudsin varsti teise külasse ja sinna vaeste majast ühe juhatatud laulueide kätte. Teise juhatatud laulikuga kokku saada oli juba hilja, sest ta oli juba teise ilma ära läinud. Hakkasin siis selle laulikuga juttu tegema, kes veel elavate hulgas viibis, aga selle eidega ei tahtnud kaubad kuidagi kokku minna. Ta rääkis mulle ise, et ta käest on juba ennemaltki tahetud laulusõnu üles kirjutada, aga ta pole mitte sõnagi ütelnud. Vastupõiklemise põhjuseks oli kõige rohkem vist rumal jonn. Mõnikord ütles ka, et nende laulude ütlemisega ta teeb pattu. Minu pika jutustamise, meelitamise ja ka raha lubamise peale poleks ma midagi vist saanud, kui ühe lähedal talu perenaine, kes seda parajast tuli kutsuma rukkid lõikama, nõusse mulle ei oleks hakanud. Nii läks mul viimaks korda tema käest ikka mõni rida üles kirjutada, mis ümber kirjutamise juures siiski välja on jäänud, sest et nad teiste lauludega täiesti ühte läksivad. Pääle selle pöörasin teed mööda Ambla poole, kus meie seltsimehega kooliõpetaja Ruusi juures pidime kokku saama. Kui head tükk teed oli mindud, kõht hakkas lõunasöögi järele igatsema. Juhtusin mõisa moonakate või kandimeeste elumäe juures olema, mis endisest loomade laudast oma praegusesse olekusse oli ümber tehtud. Jäin ühe trepi ette seisma, toas kostis vaimulikku laulu. Mõtlesin, et olen Balti sakslaste pessa trehvanud ja ei tohi oma reisi eesmärgist juttugi teha. Küsisin asjalugu esimeste nähtud inimeste käest järele. See ütles, et inimesed muidu ajaviiteks vihmase ilmaga laulvad ja et mõnikord nad laulvad ilmalikkusi laulusid ka. Vanalaulud jääd siin ei olnud, sellepärast hakkasin kohe kõhu eest muret pidama. Sain rõõska piima ja võid leiba. Kõhutäie eest küsiti 5 kopikat. Et mul niisugust raha praegust ei olnud olemaski ja vaest peret veel vaesemaks teha ma ka ei tahtnud, siis maksin 15 kopikat, mille eest perenaine väga tänulik oli. Siis astusin jälle jalgratta selgal, lassin edasi. Tee oli sõiduks kaunis paha, sest et kiva palju tee äärde oli veeretatud. Ühe kivi otsa kukkusin ma haledal kombal ümber, kusjuures ühe jalgratta kodara katki astusin. Mõisarahvas, kes osalt väljal töös oli, sai omale sellest vist head lõbu. Vihma tibutas natuke ja tuul oli kaunis kõva. Tee ääres kuskil laulikuid ei leidnud ja sellepärast läksin otse Amblasse. Kella 5-6 ümber oli juba Ruusi juures, kuhu ka mu seltsimees varsti ilmus.
Nendesse küladesse, mis tema ilma minuta läbi käis, ei olnud mul tarvis minna, sest viisid sealt saada polnud. Läksime siis Ruusi saatusel läbi paksu pori ja kaunis kõva vihma ühe ambla lähedal elutseva Tisleri juurde, kelle eid ka enne muistseid laulusid pidi mõistma. Tisler võttis meid vastu väga külmalt, aga kui tükki aega head juttu ajasime ja vanamehele paar napsi andsime, paranes ta meeleolu seda maid. Pea tuli Kait koju ja varsti meie pliiatsid hüppasid paberi peal. See laulueid oli nii-öelda spetsialist kiigelaulude jaoks. Muid laulusid ta üleüldse ei teadnudki, aga kiigelaulusid oli tal kaunis palju ja nad kõik olid enamasti pikad. Kui nüüd vanamees veel paari napsi sai, siis oli ta meie vastu väga lahke ja ta oli sellega väga nõus, et meie tema eidelt laulusid kirjutasime. Kui vanaeide laulud ära lõppesid, hakkas ta taadile jahuputru keetma ja meil ei jäänud muud üle, kui lahke pererahvaga jumalaga jätta, amblasse öömajale minna. Laupa õhtu viitsime isand Ruusi juures elavas jutuajamises ära. Magama viidi meid koolilaste magamise tuppa, kus teise jaoks teine voodi oli. Niisiis sel ööl me magasime ära hääde asemete pael ja ka teiste hääde tingimiste juures.